kuulame ära siis Riin Alatalu, kellel on väga palju tiitleid. Ma ei hakka neid kõiki ette lugema, aga ennekõike on ta südamega muinsuskaitsja ja kes räägib ehk natukene laiemalt ja selliselt üldisemalt positsioonilt, mida see mõisatega arhitektuuriväärtust laiemalt tähendab. Nii et ole hea, palun. Ja tere hommikust kõigile ja mul on väga-väga hea meel, et Muinsuskaitseamet on võtnud selle mõisate pärandi hindamise ette. Ja ma pean tunnistama kõigile kuulajatele, et ma olen aeg-ajalt väga suur skeptik ja ka sellesama mõisate pärandi hindamise puhul algus oli selline, mis tekitas minus muret, aga ma pean tunnistama, et hetkeprotsessidega ma olen väga rahul ja ka sellega, et amet on asunud tegema siis koostööd erinevate osapooltega. Et see minu tänane sissevaade tegelikult räägib vähem mõisatest. Amet palus, et ma räägiksin hoopis suuremalt, mismoodi inventuure ja erinevaid arvamusi maailmas tehakse ja ma otsustasin rääkida teile 2 protsessist, millega ma olen ise suhteliselt otseselt seotud olnud ja mis on ka tegelikult nii maailma kui ka Euroopa tasemel nagu kõige suuremad. Ja võib-olla lihtsalt, et ma alustan tegelikult sellest crème de la crème'ist, mis meil on, ehk siis UNESCO maailmapärandi nimekirjast, mis avati 1978. aastal ja sellest ajast alates on sinna nimekirja kantud 1248 objekti. Et kui te mõtlete nüüd nagu kogu maailma peale ja selle peale, et seda nimekirja on tehtud ligi 50 aastat tänaseks juba, siis on see nimekiri väga lühike. Et sinna tõesti pääsevad parimatest parimad. Ja see parimatest parim seal on alati väga suur niisugune subjektiivsuse faktor sees, et maailmapärandi nimekirja mõjutavad poliitilised olukorrad, väga palju ka see näiteks, et kes on nõus siis maailmapärandi komitee istungit siis võõrustama, sest et see on parajalt suur riiklik kohustus. Ja need võõrustajariigid väga sageli eeldavad, et siis võõrustamise eest nad võiks ikka mingi objekti kirja saada ja nii edasi. Ja siis on ekspertorganisatsioonide ja maailmapärandi siis komitee ja maailmapärandi keskuse asi suunata neid protsesse nii, et ta oleks võimalikult vähe kallutatud ja võimalikult objektiivne. Aga ma ütlen teile, et see ei ole ja ma arvan, et sama tegelikult seis on ka meie väikses Eestis oma maailma minimudelis ja ka võib-olla mõisapärandite puhul, et me oleme kõik inimesed, kõik protsessid on inimlikud ja alati jääb mingisugune subjektiivsuse faktor sisse. Aga ma ütleks, et muinsuskaitse juures ongi see kõige intrigeerivam. Aga kuidas seda objektiivsust üritatakse siis nimekirja puhul saavutada, on see, et hindamisel, siis maailmapärandi paikade hindamisel, ja see läheb aasta-aastaga aina keerulisemaks ja tihedamaks, kasutatakse siis erinevaid eksperte ja suur osa sellest protsessist on anonüümne. Et näiteks ma ka ise olen teinud õige paljudele objektidele siis erineval tasandil hindamist, aga kuna see on nii anonüümne, siis ma ei saa seda panna ei oma CV-sse ega aastaaruannetesse ega muudesse dokumentidesse, et sellega kelkida või näidata seda, kui palju ma olen panustanud kuskile, sellepärast et ma ei tohi neid andmeid avalikustada. Aga no seda küll, et ma eksperdina kaasatud olen. Ja ma tean, et ma olen vaadanud läbi ka mitmeid objekte, kus ma tean, et on näiteks omad kolleegid teinud siis hindamisi ja siis muidugi loomulikult inimlikust huvilist nuputad, et kes võiks selle hindamise taga olla, aga alati seda läbi ei hammusta, enamasti küll. Ja see protsess koosneb siis õige mitmest etapist
et see on sama, mida me praegu võime ka siin mõisete puhul läbi käia, et kõigepealt on eelnimekiri, et ütlen lihtsalt huvi pärast, et Eestist on eelnimekirjas praegu siis Balti klint, mis on korra tagasi lükatud ja millega ei ole edasi tegeletud. Siis on eelnimekirjas Kuressaare linnus, millega me suure tõenäosusega edasi ei lähe, ja nimekirjas on puisniidud, millega praegult siis Keskkonnaamet ja Kunstiakadeemia ja teised osapooled, Tartu Ülikool, siis aktiivselt tegelevad, et see võib-olla siis sinna nimekirja saada. Aga miks ma ütlen, et Kuressaarega me edasi ei tegele, on see, et iga objekti puhul nõutakse silmapaistvat ülemaailmset väärtust. Ja Kuressaarel on väga suur roll kindlasti Saaremaa pärandi esindajana, väga suur roll siis hästi säilinud ja läbi aegade, eks ju, siis ka muudetud kultuuripärandi siis näitena Eesti kontekstis. Aga kui me peame hakkama teda võrdlema maailma kontekstiga ja see võrdlus ongi nagu see kõige olulisem asi, millega me selliste valikute või inventuuride asjade puhul teeme, et me peame neid võrdlema nagu väikeses kontekstis, mingis kohalikus kontekstis, riiklikus kontekstis, aga maailma kontekstis. Ja kui me paneme oma armsa Kuressaare lossi, mille väärtuses keegi nagu sekunditki ei kahtle, kui me peame hakkama teda võrdlema teiste sarnaste kindluste ja lossidega nii Euroopas kui ka kogu maailmas, siis ta tegelikult seal ta kahvatub. Et see on selgelt objekt, millel on kohalik tähtsus ülioluline, aga võib-olla see rahvusvaheline konkurents mitte. Siis sellele lisaks, et ollakse kuskil eelnimekirjas, eelnimekirjad on need asjad, mida siis riik ise välja käib, et sealt edasi hakkab siis erinevad nagu hindamisprotseduurid. Et tänaseks on sisse seatud eelhindamine ja eelhindamine on selleks, et ütelda, kas paigal on üldse potentsiaali või mitte, et kas me peame kas riigid peavad tegema ära nagu tohutu töö selle nominatsiooni ettevalmistamiseks või tasub neile juba mingisuguses varasemas faasis ütelda, et oodake sõbrad, et ärge rohkem punnitage, te tegelikult nagu siit kaugemale ei saa. Ja ma pean ütlema, et meie puisniidud on just praegu selles eelhindamise staadiumis, et me ootame põnevusega, kas meil öeldakse, et unustage või siis rallige edasi. Siis on hindamine, siis on erinevad konsultatsioonid ja lõpliku otsuse teeb siis Maailmapärandi Nõukogu. Ja Maailmapärandi Nõukogu on nüüd viimasel kümnendil selline, kus on ekspertide arv jäänud poliitikute ja diplomaatide arvule kõvasti alla. Seda olulisem on tegelikult see ekspertide töö, mis toimub siis varasemas staadiumis. Ja lisaks sellele, et neid nagu lihtsalt seda taotlust hinnatakse selle paiga väärtuse pärast, hinnatakse, eks ju, see OUV, mis mul siin slaidil on Outstanding Universal Value, et siis väljapaistev ülemaailmne väärtus, et mis on selles nii erilist, et ta peaks nii eksklusiivsesse nimekirja kuuluma. Ja et ma ei unustaks ütelda, et maailmapärandi nimekirja tegelikult niisugune eesmärk on see, et kui ma teen nimekirja lahti, siis ma oskan selle põhjal tegelikult analüüsida kogu maailma ajalugu, et seal on nii head asjad kui ka inimkonna niisugused häbiväärsemad siis näited. Näiteks Auschwitz on kõige lihtsam näide või Bikini atoll, kus tehti tuumakatsetusi. Aga eraldi hinnatakse ja need on erinevad eksperdid, kes teevad aeg-ajalt võib-olla niisuguseid väikseid juppe, hinnatakse seda, kuidas on toimunud kaasamine ja see RBA lühend tähendab siin Rights-Based Approaches ehk kuidas on siis jälgitud kohalikke õigusi. Ja see Rights-Based Approaches hakkas pihta see protsess sellega, et käsitletakse ennekõike põlisrahvaste õigusi, aga õigused võivad olla ka igasugusel kohalikul kogukonnal, et à la näiteks me räägime kohalik kogukond ja neil on ka mingisugused õigused selles protsessis. Ja need õigused tulenevad sellest, et kui me kanname turismi või mida iganes ja me peame arvestama, kas kohalikud seda tahavad või mitte.
Ja kindlasti siis arutatakse ka hinnatakse seda, kuidas siis selliseid paikasid hallatakse, milline on õigusruum, kui tõsiselt siis riik või omavalitsus või omanik võtab seda haldamise protsessi, et kas see objekt, mida nimekirja kantakse, kas see on jätkusuutlik. Ja kui me võime need on kõik, eks ju, sellisel makrotasandil, mis ma teile räägin, aga me võime selle väga vabalt laiendada ka mikrotasandile, kui me räägime üksikutest objektidest Eestis, olgu see siis mõni peahoone või mõni karjalaut, et see haldusvõimekus on sama oluline. Nüüd teine näide, mis ma teile toon, ja rohkem ma neid rahvusvahelisi näiteid väga ei tahagi teile tuua, on European Heritage Label, mis on hoopis teist tüüpi nimekiri, kuigi siis, kui seda nimekirja tehti, siis selle eesmärk oleks, et see oleks niisugune Euroopa UNESCO põhimõtteliselt, et kõik need kohad, mis sinna maailma nimekirja ei satu, et neid me võiksime siis kaitsta Euroopa tasandil. Ja siin pandi rõhku siis oluliselt just niisugustel erinevatel tegevustel. Ja ma pean tunnistama, et ma olen selle labeliga puutunud kokku siis kahel korral. Üks kord oli see, kui me proovisime esitada Eesti ja Läti mõisaid siis pärandimärgisele 2017. aastal, aga kahjuks me sealt sõelast läbi ei läinud ja tegelikult me ei saanud ka mingeid eriti adekvaatseid põhjendusi, miks ei toiminud. Et ütleme, tegelikult olgem ausad, võib-olla meil oli see Eesti-Läti koostöö oli sellel hetkel ka veel liiga nõrk, kuigi me olime valmistasime ette just koos seda Visit Baltic Manors siis kannet ja me olime mõisakoolide programmi raames teinud lätlaste ja Läti mõisatega väga palju siis koostööd, aga sinna label'isse seda ei mahtunud toona. Ja selle label'i eesmärk on siis see, et seal hinnatakse, kuidas see paik kannab euroopalikke väärtusi. Ja tänases maailmas, kui me räägime hästi palju sellist nagu kolonialistlikust pärandist ja võib-olla ka niisugusest suuremast ebaõiglusest, mida rikkad vanad riigid on siis rakendanud teiste riikide suhtes, on see Euroopa väärtused võivad aeg-ajalt olla ütleme niimoodi väheke nagu autokraatlikud ja võib-olla alati nagu maailma mitte kõige paremad, kuigi me peame Euroopat, eks ju, demokraatia hälliks, aga alati ka mitte kõige demokraatlikumad. Et see sõltub sellest, kuidas konteksti siis üles ehitatakse. Ja teine asi, mida siis selle label'i puhul hinnatakse, on tegevuskava, et kuidas üks paik hakkab siis ennast nagu turundama ja müüma. Et ta on natuke nagu vastuoluline, et sa saad selle märgise ennem, kui sa midagi teinud oled, et sul on alles projekt ja tahad midagi teha. Aga ma pean ütlema, et see kriitika, mis jäi nagu meie mõisatele 2017. aastal, et ka seal on toimunud tohutu areng, et see nimekiri on oluliselt muutunud. Ja ma panin siia slaidile kirja ka, et me oleme teinud katse siis nimetada mõisakoolide programm, mis meil siin väga edukalt ligi 10 aastat jooksis, siis Euroopa Nostra preemiale, aga toona me seda preemiat ei saanud ja põhjendus oli see, et esiteks on see, et seal on tapvalt suur konkurents Euroopa Nostra preemiatele, aga see peamine põhjendus oli see, et see toimus välisrahastusega, et sõltumata kõikidest nendest tegevustest, mis meil seal olid, aga et see oli Euroopa Liidu rahastus ja võib-olla seda ei peaks hindama, aga ma võin teile öelda, et 8 aastat hiljem või 9 aastat hiljem on ka seal põhimõtted muutunud ja kuna see preemia on laienenud, siis Euroopa Komisjoni preemiale, et siis nüüd hea meelega tunnustatakse neid paikasid, mis on edenenud siis Euroopa raha toel. Aga lisaks sellele meil on siis mitmeid erinevaid inventuure ja loomulikult meil on ka igasuguseid niisuguseid mitte ainult inventuure, et inventuur on siis midagi, mida
tehakse süstemaatiliselt teatava eesmärgiga, aga meil on ka mitmeid siis huviliste tehtud töid, nagu alates siis Jaan Vali, eks ju, tuletornidest või ka praegult väga värskest noore sisuliselt koolipoisi tehtud siis uuringust Eesti tuulikute kohta, mis annavad meile sellise täiusliku vaate asjade üle. Aga meil amet on teinud siis ka muid teemasid varasemalt, palvemajad, koolimajad ja kõik nii edasi. Ja nüüd on küsimus selles, et mis on nende inventuuride siis õiguslik seisund, et kas ja kui palju me saame neid kasutada. Ja näiteks, kui me vaatame seda RMK metsanduslikku pärandit, mida alustati ka juba umbes 20 aastat tagasi, et sellel on tema tema suur väärtus on see, et need andmed on kantud Maa-ameti kaardile, seal on eraldi kaardikihistus ja kui kohalik omavalitsus tahab mingisuguseid otsuseid teha või ka planeerija või kes iganes, siis nad on seal kaardil kõigile kättesaadavad. Siit ma olen seda ka varem teinud, aga kasutan ka seda foorumit, et ma arvan, et Muinsuskaitseamet peaks need oma inventeerimised, mis on aastate jooksul tehtud, saama ka vähemalt Maa-ameti kaardile, sest et siis need on näha, isegi kui mingid tööd on seisma jäänud. Ja see õiguslik seisund on väga oluline sellepärast, et igasuguste nimekirjade inventuuridega kaasnevad siis ka erinevad niisugused kasunimetused. Ehk siis meil on olemas erinevad riiklikud ja rahvusvahelised toetusprogrammid, mis soodustavad mitte ainult mälestisi, vaid ka turismiplaneeringuid ja muid asju, kust see, et sa oled kuskil nimekirjas olemas, et sa oled kuhugi kantud, annab tegelikult väga suure konkurentsieelise ka tavaliste rahataotluste puhul. Ja näiteks praegu kuum teema ehk siis energiatõhusus, et KredExil on Eesti riigi jaoks siis Euroopa rahadest suured toetusprogrammid ja nendele programmidele siis kvalifitseeruvad siis objektid, mis on kas mälestised, paiknevad miljööaladel, on planeeringus määratud väärtuslike üksikobjektidena ja nii edasi, et me võiksime seda nimekirja nagu ise survestada, et kui me oleme kusagil mingi väärtuse näinud, et siis me saaksime seda ka läbi erinevate meetmete toetada. Ja seesama turismimeede on ju, miks ma räägin ennem nendest õigustepõhistest lähenemisest, et siin on õigustepõhisest lähenemisest, et siin on tegelikult väga oluline on oma tegevustesse kaasata kogukonda. Ja nüüd nendest inventuuridest edasi ma tahaksin paar sõna pühendada siis ka mõisaportaalile, et ma arvan, et siin ei ole seltskonnas ühtegi inimest, kes ei teaks, et Valdo Praust algatas siis 99. aastal ehk siis eelmisel aastatuhandel veel suurejoonelise sellise nagu interneti inventuuri siis Eesti mõisapärandi kohta. Ja ma arvan, et mõis.ee lehekülg on kõigile väga tuttav. 2021. aastal Eesti Kunstiakadeemia, ma nüüd jagan kohe uuesti. 2021. aastal ostis siis sümboolse summa eest Kunstiakadeemia kasutusõigused ja selleks, et Valdo Praustil oli tegelikult jäänud see portaal seisma, sest et ta tegeleb nii paljude oluliste ja väärtuslike asjadega Eesti pärandi jaoks, et tundsime, et siia oleks natuke nagu tuge vaja. Ja praegu ma ootan nagu iga päev seda hetke, et ma saaksin avalikkuses minna siis pressiteatega välja, et me oleme selle uue mõisaportaali avanud, et see on praegult tegelikult teile kõigile kättesaadav, kui te lähete leheküljele uus.mois.ee, see on avalikult lahti. Aga me tahaksime selle aadressi siis muuta mois.ee peale. Ja meie taktika praegult on see, et kui ma ütlen siin teile, et 2021, siis meil on läinud palju aastaid selleks, et ehitada uut programmi üles ja teine asi on see, et meie otsus on see, et me tegeleme peamiselt tudengite jõul.
Sellepärast, et meil on iga aasta uued tudengid, kes aitavad neid andmeid sisestada ja see tagab selle, et see lehekülg ei lähe vanaks. Et ma pean oma isiklikust kogemusest ütlema, et kui me tegime näiteks mõisakoolide programmi raames siis mõisakoolidele kodulehe, siis kohe, kui kaob ära korralik vastutaja tegelikult ja selline igapäevane tegevus, siis need asjad kipuvad kodulehtedel internetis hapuks minema. Ja nüüd sellest leheküljest siis nii palju, et me täiendame seda pidevalt, me kandsime siia üles kõik Valdo Prousti andmed, aga siis täiendame pidevalt ja praegult meil on töös rakendus, et me saaksime avada sellise nii-öelda nagu ma praegult lihtsalt naljaviluks klõpsin teile neid lehekülgi siin. Et meil on töös rakendus, et me saaksime kaasata laiemat avalikkust siis andmete kogumisse ja see on, tuleneb siis peamiselt sellest, et kuna Prousti tekstid puudutasid ennekõike peahooneid ja tal ei ole ka kaugeltki mitte kõik mõisad sees, siis meie ambitsioon on see, et me tahame käsitleda ka kõiki abihooneid. See kõiki, ütleme, on ideaal. Aga seda me proovime teha ja kui ma lähen tagasi, siin on ka lugemissoovitused ja nii edasi. Aga kui ma lähen tagasi siia näiteks mõisa peale, siis õnneks A-tähe alt Aaspere ongi üks selliseid, mis meil on suht korralikult täidetud. Et siin on tudengite abiga on siis täiendatud selle ajaloo osa, siia on kantud sisse siis ansambli hooneid, nii palju kui neid on. Ja siia on kantud sisse teavet siis omanike kohta, siia on kantud sisse siis pildimaterjali ja muid materjale, mida siis leida on ja oot, ma vaatan kohe ansambel, ma vaatan, kust ma leidsin, ja siin me üritame teha ka selliseid seoseid siis teiste mõisatega, et ideaalis on see, et me saaksime nagu linkida omavahel ka näiteks siis perekondliku kuuluvuse alusel mõisaid, aga ka lihtsalt sarnaseid mõisaid, et me teame, et meil on mõisate puhul kasutatud sarnaseid arhitektuurseid projekte, kohati isegi samu projekte, aga tänasel päeval ei jookse see info kusagilt välja ehk et me üritame siis kasutada moodsa tehnoloogia abi selleks, et saada siis niisugust võrdlevat materjali, mida on meil inventuuri jaoks vajalik. Ja see, mida ma teile juba korra mainisin, aga jätsin korralikult avamata, on see, et me tahame siis kutsuda üles nii mõisaomanikke kui ka mõisahuvilisi ja laiemat avalikkust tegelikult toetama meid nende materjalidega, kaasaegsete fotodega, millega me võiksime siis nagu tänast päeva siia ilmestada, et võib-olla jälgida ka seda protsessi, võib-olla me kogume infot ka siis seisukorra kohta, et oleks silm peal, mis siis meie mõisamaastikul toimub. Ja see on oluline seda enam, et muinsuskaitseosakonnas on tudengeid suhteliselt vähe. Et meil oli neid katsetamise faase oli siin päris palju, et ma loodan, et me saame ka teiste ülikoolide tudengid appi, aga laiemat avalikkust on igal juhul juurde vaja, sest et näiteks meie muinsuskaitsetudengitega me liigume tempos 1 kihelkond aastas. Kui me ainult selle peale loodame ja noh, te kõik teate, et Eestis on 100+ kihelkonda, siis meil jätkub siin tööd pikemaks ajaks, et seda enam oleks siis oluline saada laiemat abi. Aga ma arvan, et ma olen vist aja lõhki rääkinud, et sellega ma lõpetan, aitäh.